Kristus on surnuist üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Kirjast heebrealastele võime lugeda. Aga rahu Jumal, kes surnuist on üles toonud igavese lepingu vere läbi lammaste suure karjase, meie issanda Jeesuse, varustagu teid kõige heaga tegema tema tahtmist ja saatku teie sees korda seda, mis on tema meelt mööda. Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu austus ajastute ajastuteni. Aamen. Ülestõusmise aja 3. pühapäeva vana kiriklik evangeelium toob meieni Jeesuse sõnad: mina olen hea karjane annab elu oma lammaste eest. Nagu me kuulsime, võrreldakse ka Heebrea kirjas nendes salmides, mida ma äsja lugesin, Jeesust karjasega. Öeldakse, et ta on meie suur karjane ja issand. Ta on tõeline Jumal, kes on saanud tõeliseks inimeseks, selleks, et jagada meiega täielikult meie osa, anda ennast kuni lõpuni meie eest ja võita oma ennast andva ohvri läbi meile kätte pattude andeks andmine ja igavene elu. Jeesuse jumalikkus ei tule esile mitte ainult tema ülestõusmises. Muidugi on see väga imeliselt meie ees just tema ülestõusmises. Tema Jumal võidab surma. Aga tema tõeline jumalikkus saab meile ilmsiks ka tema ennast andvas ohvrisurmas Golgata ristil. Selline ongi meie Jumal. Jumal tähendab armastus. Jumal tähendab ka enese andmine. See on Jumal, kellesse meie kristlastena usume. Mitte keegi, kes on kuskil kaugel ja kõrgel, ei tea ega hooli sellest, mis toimub meie elus ja mis meile siin korda läheb, vaid Jumal, kes on saanud üheks meie hulgast ja ennast meie eest kuni lõpuni andnud. Just seeläbi on Jeesus ka tõeline karjane. Tuletame meelde, hea karjane annab elu oma lammaste eest. Ja just nimelt seda on ta teinud. Võiksime öelda, et Golgata rist on Jeesuse karjase eksam ja ta on selle eksami sooritanud täiuslikult. Ta on viinud lõpule kõik, mis vaja. Ta on toonud igavese täiusliku ohvri selleks, et meie oleksime Jumalaga jäädavalt lepitatud. Jeesuse veri on ka see, mis peab andma meile nii tahtmise kui jõu ja valmisoleku. Elada mitte ainult kuidagi teoreetiliselt, vaid tõeliselt, tegelikult Kristuse ülestõusmise väes ja selle väärilisena. Meie epistel ütleb ju täpselt seda. Rahu Jumal, kes surnuist on üles toonud igavese lepingu vere läbi lammaste suure karjase, meie issanda Jeesuse, varustagu teid kõige heaga tegema tema tahtmist ja saatku teie sees korda seda, mis on tema meelt mööda. Niisiis, Jumal varustab meid sellesama Jeesuse meie karjase kaudu, tema vereväes, kõige heaga tegema tema tahtmist. Mis on see tema tahtmine? See, et tema lapsed elaksid tema enda vääriliselt, käies tema eeskuju järgi, käies sellesama karjase jälgedes. Kui tema elu, võiksime öelda, keskpunktiks või selleks eluks ise, selle elu kvintessentsiks on ennast andev armastus, siis just nimelt selleks oleme kutsutud meiegi. Ja tema varustab meid selleks kõige heaga ja tema on see, kes saadab meie sees korda seda, mis on tema meelt mööda.
kahtlemata tähendab see meiegi poolt valmisolekut ja enese andmist, enda üleandmist temale. Aga me teame, et viimselt on tema see, kes seda meie sees teeb. Sellesama Jumala poja, meie risti löödud ja üles tõusnud õnnistegija kalli vere väes. Tema on meie karjane, ta on andnud ennast meie eest, et meie võiksime elada ja oma ülestõusmisega surnuist on ta meile selle uue elu kätte võitnud.